sõna küber on veidi üle müstifitseeritud, et me mõnikord ka ise arutame, mida see küber tegelikult tähendab ja neid definitsioone on rohkem kui üks. Kui me räägime kübersõdurist, asi läheb veel keerulisemaks, et mis sõdur see siis küber on. Päeva lõpuks me räägime küberväeotest sobivatest inimestest, ma arvan, kõige parem sõna on meeskonnamängija. Meil väga selliseid, kes kuskil omaette nurgas nohistaks, väga ei ole ja mul on hea meel olla näha, kuidas 24 aasta jooksul on niisugune paradigma muutus olnud, kus ohvitserid ja ajateenijad piltlikult öeldes kõrvuti istuvad ühe laua taga ja teevad ühte sama asja, istuvad kõrvuti kaevikus, teevad ühte sama asja, ehk et ei mängi rolli see, mis on sinu nii-öelda õiguslik staatus, vaid see, mis on sinu roll meeskonnas ja kuidas see meeskond koos töötab. Kui sa oled pühendunud eesmärkide saavutamisele, su erialane oskus toetab meie erialasid, kuna meile, kui püüdes lahti arutada seda ametikohtade portfelli, mis küberväärtuses on, siis me tegelikult peaksime hakkama teile rääkima IT-protsessidest, hakkame kõige operatiivtasemest peale, lõpetame siis strateegiaga, ehk et piltlikult kõik, mis IT-valdkonnas olemas on ka meil täna olemas. Alustades tavalisest koodikirjutajast, kasututoest lõpetades IT-juhtimisega kõige kõrgemal tasemel. Ma arvan, et Eestis on vähe asutusi, ettevõtteid, kus saaks IT kõrgemas mahus ja kvaliteedis kui meil on. Ehk et kui meil täna rahuajal on tuhandeid inimesi, kes igapäevaselt on arvuti taga, kujutage ette, kui palju meil inimesi on sõja ajal ja me peame suutma seda hallata. Ehk et ja kui te suudate seda teha, siis öelge, millega te enam hakkama ei saa.